motopump on meil suht uus aastast 64. Selle põhieesmärk on ta tegelikult metsa ja maastikul tulekahjud. Seda on kasutatud ka Hinojärve taga oli suurem metsapõleng, mis kestis 1-4 päeva. Ja see pump, kõik see aeg seal töötas ilusti kenasti ja andis Vastseliine Võru põhiautotele vett järvest. Kasutame seda pumpa veel ka kohalike motoüritustel, raja kastmistel, talvel ka jää tekitamiseks sinna raja peale. Oleme käinud ka Vastseliina krossi rajal sellega kastmas, et asendamatu relv, saksa tehnika peab vastu väga hästi, mis siis, et 64 ja praegu 2014 töötab väga hästi. 50-aastane pump. Jah. Ja see on nüüd siis üks instrument, millega te natukene teenite Misso pritsumeestele toimetamise raha. Lisaraha natukene, et iga omadele inimestele teen, ega ju ei saa päris kõva raha küsida. Võiks, aga see ei ole meil eesmärk. Eesmärk ikkagi on meil, et aidata kogukonda. Taani abi, mis ta oli, aga need voolikud on ka selle pumba jaoks, et me saame päris pika liini maha tõmmata. Krossi rajal on, ütleme, Veivutu kohast kuni Krossi rajani on üks 300 meetrit ja me saame nende voolikutega selle asja ilusti ära katta. Muidugi, mis on miinus nendel asjadel, et me saame neid ainult ise ja selle pumbaga kasutada. Et nagu tulevustutustöödel on siis vaja igasugused üleminekuid, et kui kellelegi vett anda. Aga neid üleminekuid teil on või ei ole? On. Olen neid lasknud ise teha päris hulga. Ja mitte eriti väga ammu saime me alles siia Bogdanovit külge sellele autole, et olid kõik SMS-id. Voolikuid on meil vaja, on 575 ja 500. Viis siis 42, et sain hetkel meil kogu varustus. Muidugi on 38-seid ja neid me kasutame ainult kulu jaoks. Ja Joodarud on teil millised? Joodarud on kombineeritud poki, pisikene. Me oleme ka neid saanud siin annetusena mõnede käest. Ja muidugi on üks suur probleem on voolikute kuivatamisega. Et suvisel ajal me tõmbame see sama murgu peale nad, aga talvel on täitsa hapu, et seintega igale poole laiali peame ja neid ära kuivatada. Muidugi öeldakse, et need samad voolikud, et nad on nii-öelda hooldusvabad, aga kuivatama ikka peab neid. Aga need kollased voolikud on PVC voolikud, need on sul ikka lahti käinud tulekahjul? Jah. Ja peavad survele vastu? Siiani midagi. Need on nüüd tulnud siis otse Päästeametilt? Ametilt, jah. 5+5. Ja suurim põud praegu? Võiks olla veel, ütleme, et üks 5, mõlemaid võiks 5 juures olla. Kuule, aga ma küsin niipidi, et idee poolest, kui sul ikkagi nii-öelda, kui sul riiulil on Trovicon Taani voolikud, miks sa neid auto peale ei pane kaasa? Asi on selles, et kellega ma siis kokku lähen või tulevad kutselised. Meil ei ole nendega midagi teha. Aga Bogdanov otsad panna need Taani voolikutele külge? Kus ma neid otsi saa? Ja ma ei usu, et Bogdanovi standard päris nendega nagu sisemine mõõt ja need kokku lähevad. Nad lähevad. Võib olla. Et need SMS-id olid ka niimoodi, et meil ei olnud seda jagajat. Ja siis suure kauplemise peale leiti meil ikkagi üks hästi mõnus vana. Ja siis me saimegi Bogdanov otsad endale juurde, et siiamaani tegusesime SMS-idega ja oligi probleem eelmise aasta selle tulekahjul, et kutselistega kokku minna, hakkasid neid otsima, kus need üleminekud, värgid, särgid, et päris jama oli.
varustus nii-öelda kappides on mingi loogika järgi või see, mis on või? Varustus on ikkagi sihukese loogika järgi, et kui teiselt poolt tuleb tõrjule välja, tema saab voolikud, hargnikud, kõik sealt kätte. Et autojuhi poole peal siis ongi pump. See sai kohe päris asutamise aastatel 2009 ostetud, aga me taotlesime raha ja saime ka endale ujupumba. Et seda toetas KÜSK. Okay. Me tegime just äsja sellest ujupumbast kasutamise video. Oled sa seda näinud? Ei. No siis vaata. Kuidas seda kasutada, kuidas toimetada? Väga asendamatu asi on see. Oleme proovinud talvelda, aga saab paremini kätte vee kui selle pumbaga. Ja tootlikus on kasutada. Talvistel aegadel, kui on ikka lund ja mehe moodi, kuidas te silliga ligi pääsete? Kusjuures kõik see, vald ikka hoiab iga suisuni tee lahti ja liigub see sild ilusti, et ei ole mullu midagi. Nii palju on selle silliga probleeme, et ei pea õhku. Nii vaja, kui mehed ütleme, reageerimises on 10 minutit, reageerivad siia, pannakse sild tööle, siis pannakse kas riidesse. Muidugi selle ajaga ta korjab selle õhu üles. Temal on niimoodi, et kui õhk maas on, siis on pidurid peal, mitte vastupidi. Aga teil on siin ilus kena kompressor ka, kas teie selle peale ei ole kaalunud mõtet, et hoiaks tal pidavat õhu järgi? Olen mõelnud selle peale, aga see kompressor peaks põhimõtteliselt kogu aeg töötama siis. Mille kogu aeg, ütleme nii, suurest laastust, laiest laastusest, ta on nii kähku alla, et ma olen käinud siit alt. Aga stardi hetkel kompressori järgi panna ei anna kiiremini kui auto ise? Ei, ka kindlasti mitte. Ots on olemas, koht on olemas, kust lüüa, olen proovinud, ei ole ennist mõtet. Ja 2 meest tavaliselt seda palju või rohkem? 2. Tähendab ühesõnaga, 2 tükki sõidavad kohe välja, see läheb nagu kulutulena juba laiali ja tavaliselt on ikka rohkem mehi kohal. Aga teavitus teil omavahel käib kuidas? Telefoni teel. Lihtsalt helistate või saadate sõnumi veel? Helistan ikka, saab täpsema info edasi anda. Olete mõelnud ka, et äkki oleks mingi parem alarmeerimise süsteem? Tegelikult ega ei ole, mis siin ikka, telefoni on kõigil olemas tänapäeval. Levi on ka siin olemas? Olemas, massin on olemas. No räägi sellest tangi tegemisest. Mis vabatahtlikud on ka üritanud ikka iga aasta teha ühe lumest tangi. Eelmine aasta jäi vahele, kuna lihtsalt lund ei olnud. Päris esimene aasta me tegime sakslaste tangi Tiiger. Sellest tuli ka negatiivset vastupaja, et miks just sakslaste oma, miks toru Venemaa suunas. Elu suuruses? Täis suuruses ja kõik, mis mõõdud on. Et kompenseerida siis seda, et me ei ole mingid venevaenulikud ja mingid natsid, siis tegime järgmine aasta tank T-34. Ja selle toru oli kus poole? Selle toru oli ka Venemaa poole. Ja üle-eelmine aasta siis tegime ameeriklaste tangi Abrami. Nii. Ja plaan on teha, see oli ka nagu eelmise talve plaan, teha see eestlaste soomusauto Kalev. Aga see jäi nüüd lumepuuduse tõttu ära, aga me üritame seda järgmine välja teha. Kes selle idee autor teil on? Selle idee autor on meil endine selle MTÜ asutaja Madis Soessa, kes on ka ajalooklubi liige ja on selle sõjatehnika ja sellega väga tihti seotud. Ja appi on meile tulnudki Vastseliina ajalooklubi, kes on need mõõdud, värgid, särgid, kaevaid mehi ja lumeviskajaid me leiame siit ka, aga just, et arhitekti, kes hoiaks silma peal, et kõik mõõdud saaksid õiged.
Sisuliselt Misso priitahtlikud pritsumehed on need vennad, kes siis Misso vahel ehitavad talvel lumest tanke. Jah. No kuidas see asi käib? See lepitakse päev kokku, pannakse kuulutus üles, tulevad meie omad vabatahtlikud, tulevad Vasteni ajalooklubi, Alevi pealt noori, vanu, kõik tulevad kokku, kes vähegi jõuavad labidat käes hoida, et kõik annavad oma panuse ja ilus asi saab alati. Aga tank on puhtalt lumest või sees on mingi karkass? Ei, puhtalt lumest. See suur hunnik aetakse kokku, muidugi peaksime ka tänama Võrumaa teid, see teehöövlimees on meil ise vabatahtlik ja tema aitab ka lume kokku lükata. Keegi tahab meile rääkida. Aga ma küsin selle tangi kohta, et kui sa ütled, et seal pole mitte mingisugust karkassi sees, ainult lumi ja vesi. Kuidas see suur tükk siin ette saab? Selle kahuri me oleme teinud kanalisatsioonitorust. See on ikka nii vähe petukaup. Jah, küll on teda valgeks värvinud ja üks toru oli meil päris statsionaarne, aga ühel mehel oli lihtsalt hädasti kähku vaja. See on praegu kadunud siit, et see pandi maa sisse ära. Et see iseenesest see lumestank on ju täistank, ega ta seest õõnes ei ole? Ei. Aga seda mõtet te olete teinud, et teeks lastele lumekindlus, mis väljast on tangi moodi näeb välja? Sihukest plaani jah ei ole. Me siin liuväljasid teeme ka lastele, et talvisel ajal. Aga see aasta jälle jäi vahele, et kuna üle Eesti igal pool oli või üldse oli lumega sihuke põud ja külmala. Ja hea on, et riik meid toetab. Hea on, et vald meid toetab. Ja hea, et üldse Eestis on nii palju aatelisi mehi, kes tahavad kogukonna heaks vabast tahtest tööd teha.